Tšau rahvas, siin Ralf ja tänases videos loeme me inimeste veidraid ning huvitavaid ülestunnistusi. Enne kui video algab kindlasti smash'id like buttonit ning teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle, ning kui sul on soov järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat, naljakat, toredat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Also, kui teile meeldib selline video, siis äkki me saame teha järgmise video juba teie anonüümsete ülestunnistustega. Pealkiri: teesklesin 3 aastat, et mulle maitseb mullivesi. Nüüd olen lõksus. Mida kuradit siit saab tulla? Mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, miks sa üldse teeskled, et sulle meeldib mullivesi? Teiseks, 3 aastat! Sa teeskled 3 aastat, et sulle meeldib mullivesi. Kolmandaks, kuidas sa saad lõksu sellega jääda? See on kõige lambisem asi üldse. Sa kas jood mullivett või sa ei joo või siis sul on savi. Olen nüüd 30, aga see algas umbes siis, kui olin 27. 3 freaking aastat. Ma ei kujuta seda ette, ma 3 aastat valetaks lihtsalt, et ma joon mullivett, mullivesi on mu lemmik. Aga see algas umbes siis, kui olin 27 ja proovisin kõvasti olla üks neist korralikest täiskasvanutest. Mida see tähendab? Mida see tähendab? Kes teeb meal prep'i, joob mullivett ja kelle taimed ei sure vaikselt nurgas. Kas meal prep, mullivesi ja värsked taimed on nüüd meie standard, et olla see korralik täiskasvanu? Nii et ostsin 12. paki LaCroix'd, sest seda jõid ju kõik need lahedad, tervislikud inimesed. Ma ei ole kunagi kuulnud midagi sellist, et mullivesi teeb sind lahedaks. Esimene lonks maitses nagu keegi oleks sosistanud sõna puuvili klaasi täis telekast kostvat staatilist krõbinat. What? Täiesti rõve. Aga olin juba pannud Instagrami story uus sõltuvus lol. No way, et sa postitad mullivee joomisest. See on käpp, ma arvan, et see ei ole päris. Ja see oligi mu allakäigu algus. Sõbrad hakkasid külas käies LaCroix'd kaasa tooma. Isegi kui kogu su personality on see, et sa jood mullivett, siis ühel hetkel sa võid öelda, mul viskas koppa ette, ma rohkem ei taha. That's it. Töökaaslased panid seda kontori külmikusse, sest mulle ju meeldib. Mu tüdruksõber nüüd kihlatu arvas, et on nii nunnu, kuidas ma hullult fännan mullivett ja kinkis mulle jõuludeks soodastriimi. See tundub nii käpp. Sa ei ütle oma kaaslasele, sa ei ütle oma partnerile ka, et sulle tegelikult ei meeldi mullivesi. Ma ei taha uskuda seda. Nüüd olen liiga sügaval sees. Olen see tüüp, kes noogutab mõtlikult, samal ajal juues seda, mis on sisuliselt vürtsikas kurbus. Mullivesi on tõesti vürtsikas kurbus, aga mullivesi vahepeal släpib räigelt. Eriti need mingi sidruni maitselised värki. Mul on külmikus maitseid nimega pamplemousse ja limoncello. Ja ma teesklengi, et tunnen neil vahet. Ei tunne. Kõik maitsevad nagu karboniseeritud kahetsus. Absolute cinema. Mõnikord tahan lihtsalt normaalset jooki. Joo siis. Oh my god. Aga kui ma avan näiteks Gatorade'i, ütleb keegi kohe, ohoo, täna mitte LaCroix või? See tundub nii võlts. Ma ei taha uskuda seda. Ja siis ma ainult muigan teeseldult. Haha, peab ju vaheldust ka tegema. Tõesti, ütlegi lihtsalt, et mulle ei meeldi mullivesi rohkem. Easy. Samal ajal mu hing karjub vaikselt seesmiselt. Igastahes, kui sa oled noor ja seda loed, ära kunagi valetama jookide kohta, see kummitab sind. See on crazy. Ma arvan, et see on käpp ja ma arvan, et mitte keegi ei peaks valetama, mis neile meeldib. Kui sulle meeldib kokteilid, siis ütle, et sulle meeldib kokteilid. Kui sulle meeldib õlu, siis ütle, et sulle meeldib õlu. Kui sulle meeldib limonaad, siis ütle, et sulle meeldib limonaad. Ja kui sulle meeldib piim või keefir või lihtsalt vesi, siis joo lihtsalt seda. Järgmine pealkiri. Kui olin laps, andsin oma isale 6 aega ravimeid salaja. Mida kuradit siit tuleb? Mu isa oli raevukas värdes. Wow. Ta peksis meid ja karjus pidevalt, kui väärtusetud me olevat. Mu emal sai lõpuks villand ja ütles, et kas ta saab psühholoogilist abi või lahkub. Isa läks arsti juurde ja talle määrati antipsühhootiline ravim. Kui ta seda võtma hakkas, muutus ta imeliselt lahkeks. Ei mingit peksmisi, ei karjumist. See oli paradiis. Siis mõne aja pärast muutus ta jälle kurjaks. Me küsisime emalt, mis toimub, ja ta ütles, et isa lõpetas ravimite võtmise, sest talle ei meeldinud kõrvaltoimed. Mis iganes see tähendas. See on crazy. See on üleüldiselt crazy. Kui sa oled sellises keskkonnas, siis ilmselgelt sa võid aidata, et leitaks ravi, aga samas täiskasvanud inimene alati hoolitse enda eest enne ja siis teiste eest. Nii et sellises crazy's olukorras ma oleks lihtsalt uksest välja läinud ja öelnud, bye! Me tundsime end hukatuna, kuni ühel päeval jättis ema kogemata isa retsepti ravimi pudeli kööki. Mu õde ja mina vaatasime teineteisele otsa ega pidanud sõnagi ütlema. Tema võttis lusika, mina jahvatasin valge tableti pulbriks ja panime selle isa apelsini mahla sisse. Milline tore päev meil oli. Me tegime seda iga päev, nautides oma ajutist õnnelikku kodu, kuni ravim otsa sai. See oli meie lapsepõlve parim kuu ja ma ei kahetse. Amin, sa olid laps ja sa olid väga haiges olukorras. Sa olid väga f***up keskkonnas. Aga üleüldiselt kellelegi niimoodi tablette sisse sööta, et nad ei tea, see on crazy.
Pealkiri, raha pärast abiellumine on õudne ja ma ei soovita seda kellelegi. Ma juba eeldan, et siit tuleb jällegi absolute cinema, sest et raha pärast abiellumine on õudne ja ma ei soovita seda kellelegi. Oh really? Abiellusin 19-aastaselt 40-aastase mehega. Wow! Hakkasime kohtamas käima, kui olin 17. Wow! Viiu, palun kutsuge politsei. Jah, see oli rõve, aga nii juhtus. What? Sa tead, et see rõve, kui see juhtuda saab. Ainus põhjus, miks ta minuga abiellus, oli see, et ma olin nii kuum. Okei, ainus põhjus, miks mina temaga abiellusin, oli see, et tal oli raha. Ma tean, et sükest asja on nii palju siin maailmas, aga holy kui vale see on. Mul oli tegelikult muidki häid omadusi, aga ta abiellus minuga, sest ma olin kuum. Ma arvan, et tal oli ka muid häid omadusi peale selle, et ta oli rikas. See ei pane mind tundma hästi, aga ma saan sellega hakkama. Oleme olnud abiellus 20 aastat. See naine on nüüd 40 ja see mees on 60, mis on crazy, sest 40 ja 60 see vanusevahe 20 aastat ei tundu üldse nii hull, aga kui on 20 ja 40, see on nagu out of this world. Oleme olnud abielus 20 aastat, 4 last, wow, nii et oleme stabiilsed ja meil on nüüd palju ühist. Tore kuulda ja me armastame teineteist. Aga kui saaksin ajas tagasi minna endale kõrvakiilu anda, teeksin seda. See on fair point. Ma arvan, ma saan sellest aru selles mõttes, et ta on rahul sellega, mis tal on ja ta on rahul selle eluga, mis ta on elanud, aga see ei tähenda, et ta ei tahaks teisiti teha või katsetada vähemalt, et kuidas teisiti oleks olnud. Mida keegi sulle ei ütle või nad üritavad, aga sa ei kuula, sest sa oled lollakas teismeline, on see, et selline abielu tähendab, et sa oled talle võlgu. What? See on plot twist, mida ma ei oodanud. Kõige eest, iga neetub päev, mitte ainult magamistoas, vaid igas teises eluvaldkonnas. Asjades, mille üle sa ei kujutlekski, et keegi teine võiks otsustada. What? Ja sa ei ole talle võlgu ainult raha eest. See on palju raskem kui see. Ta ei ütle seda kunagi valjult välja, aga sa tead seda kokkulepet. Fundamentaalselt ebavõrdne. Ta tõmbab auastet kõige suvalisematele hetkedel ja see paneb sind tundma, nagu vajuksid läbi põranda. What? Okei, see oli plot twist, mida ma tõesti ei oodanud. Ma ei vihka oma elu ega midagi. Ma aktsepteerin, et ma tegin selle valiku ja nüüd pean selles voodis magama, mille ise valmis tegin. Aga ma ei soovita seda kellelegi teisele. Mu vanim tütar on nüüd 2 aastat noorem, kui mina olin, kui kohtusin oma abikaasaga ja ma ei suuda ette kujutada. See on crazy ass lugu. Eks meil kõigil on omi muresid ja omi ületamisi, nii-öelda eneseületamisi ja raskuste ületamisi. Aga see on väga huvitav ja väga tegelikult avardav ka lugeda teiste ülestunnistusi. Sest et ma saan enda eest rääkida, aga mul on siuke tunne, et we all deal with shit, aga meil kõigil on nii erinev shit, millega diilida. Sa kuuled mõnda olukorda ja siis saad aru, et I'm blessed. Pealkiri, olen aastaid teeselnud allergiat ja nüüd on see asi liiga kaugele nii. What the hell is going on? Mida inimesed teevad siin maailmas? Üks valetas, et ta joob mullivett. Kõik arvasid, et ta on räige mullivee fänn. Ja nüüd järgmine teeskleb allergiat. See kõik algas lollist ettekäändest ja nüüd olen liiga sügaval sees. These people, man. Aastaid tagasi läksin kohtingule ühe tüdrukuga, kes oli hullult maapähklivõi fänn. Ta surus mind kogu aeg proovima oma maapähklivõi smuutit, isegi pärast seda, kui ütlesin, et pole tujus. Selle asemel, et lihtsalt öelda ei, plörtisin välja, ei, ma ei saa, mul on allergia. Suur viga. Ütle lihtsalt, et sulle ei meeldi. Sorry, mulle meeldib pähklivõi. Sa sööd seda ilmselgelt liiga palju. Ma ei soovi nii palju. Mulle meeldib, et sulle meeldib. Mulle endale ei meeldi. See on nii lihtne, lihtsalt kommunikeeri. Ta muretses väga, küsis miljon küsimust ja ma arvasin, et olgu, ma ei näe teda enam kunagi. Aga siis tutvustas ta mind oma sõpradele ja nemad kõik teadsid minu allergiast. Sel hetkel tundus seda parandada liiga kohmakas ja god damn right, kiirelt 6 aastat edasi. Miks sa kohe ei öelnud? Lihtsalt, kurat, see triggerdab mind juba. Kiirelt 6 aastat edasi. Oh my god, 6! Kiirelt 6 aastat edasi. Ma olen endiselt nende inimestega sõber. Minu allergia on tuntud fakt. Nad hoiatasid restorane minu eest, kontrollisid koostisosi, üks neist viskas isegi maapähkli koogi ära, mille keegi peol tõi ettevaatusabinõuna. My guy, see on 6 aastat valetamist, et sul on pähklivõi allergia. Why would you do this? Halvim osa, ma armastan maapähklivõid. Jep! What the hell? Mul ei ole mitte midagi öelda. Ma söön seda salaja. Mul on töö juures varu. See läheb ainult paremaks. Ükskord ütles mu parim sõber, oi mees, see peab olema pekkis, et mitte teada, mis maitse on Reesesil. Ja ma noogutasin tõsiselt. Ma olen söönud Reeses peanut butterit ja kui hea see oli. Nüüd tahab mu tüdruksõber, kes ka usub, et olen allergiline, et me koliksime kokku.
Ma kardan, et ta leiab mu maapähkli või varu ja arvab, et olen talle valetanud. Sa oledki talle valetanud, sa oled kõigile valetanud. Jesus Christ, ütle lihtsalt, et ma tegin nalja. See nali läks liiga pikaks. Ma söön pähkli või palun vabandust ja rohkem ei saa mitte midagi juhtuda. Ma äkki ootan inimestelt liiga suurt mõistmist, sest et pärast need samad sõbrad on mingid, mida helli. Ma olen räigelt grindinud, et sa ei saaks mingi surma sellepärast, et sa sööd minu lemmikrestoranis sellist toitu, kus on pähklid sees. Aga samas, kas nad on päris... ma ei tea. See on nii lambine asi nagu, see tundub kuidagi väga lambine asi. Ma ei tea, mida sa pead tegema. Sa pead lihtsalt ajamasina leiutama, minema tagasi ja kuradi ütlema, et sorry, ma ei taha pähklivõid mitte valetama. Holy smokes. Pealkiri. Kunagi valetasin CV-s, sain töö ja edutati. Räägime failimist üles suunas. Valetasin oma CV-s ja mingil moel veensin maailma, et olen koodi imemeister. Nüüd olen lõksus lõputus Google'i otsingute ja kofeiini laksuga kodeerimise tsükli. Mu brauseri ajalugu on tõeline aare. Kuidas parandada syntaksi vigu ja mida see veateade tähendab otsingutest. Ma õppisin kodeerima tööl, mis on lihtsalt viis öelda, et ma improviseerin kogu aeg. Mu kolleegid arvavad, et olen geenius, aga tegelikult olen lihtsalt osav oma paanika varjamises. Kas me mitte kõik ei ole? Kui nad paluvad mul oma koodi selgitada, alustangi enesekindla kõlaga juttu, täis tehnilist žargooni, lootuses, et nad eksivad tehnilisse keerukusse. See on geniaalne kusjuures. Talk smarter, you know, talk smarter so they don't understand. Parim osa sain ametikõrgendust ja palgatõusu, mis põhimõtteliselt tähendab, me maksame sulle rohkem, et sa jätkaksid teeseldes, et oskad seda hästi. Congratulations, reaalselt ma räägin. Talk about failing upwards. Aga ta ei failinud isegi, ta lihtsalt valetas. Jälle, nii palju kui mul on sõpru, kes on programmeerijad ja neid on vähe, siis kõik on mulle rääkinud, et põhimõtteliselt sama olukord on neil. Sa oled kõike seda õppinud, sa tead seda kõike. See on kogu aeg work in progress, ehk siis sa kogu aeg õpid midagi juurde ja kui sa ei ole midagi teinud, siis ilmselgelt sa pead hakkama katsetama ja juurde otsima infot, et seda teha. Kuidas sa saad kõike koheselt teada? See on vist üks kõige vähem hulle siit nendest lugudest. Pealkiri. Töötan McDonaldsis ning annan klientidele alati rohkem toitu. Kas me leitsime selle lugemise MVP? See on põhimõtteliselt kõik. Ma hoolitsen, et kliendid saaksid oma raha eest maksimaalset väärtust. Sa oled superkangelane. Teen McFlurryt korralikult täis. Suurimad tänud reaalselt. Kõik Maci töötajad, palun olge sellise. Lisan korralikult kastet. Yes! Kontrollin, et friikarturid oleksid võimalikult täis. Yes! Ja mõnikord annan kastmeid tasuta. Yes! Ma loodan, et siin tekstis on veel kirjas, et nugget said alati üks rohkem või kaks rohkem. Ükskord panin 9 tükki nugget, sisaldavasse karpi umbes 14 tükki. Yes! See ülestunnistaja on meie kõigi champion ja ma loodan, et teil kõigil, kes te vaatate praegu, kui te järgmine kord McDonaldsisse või kuhu iganes kiirtoidu restorani lähete, siis teil on täpselt samasugune teenindaja, et te saate kõike natuke rohkem. Pealkiri. Haldan võltsi restorani äpi kaudu. Ma registreerisin ettevõtte, ostsin kõik kaasa võtmiseks mõeldud karbid Amazonist, liitusin mõne kohale toimetamise äpiga, tegin paar sotsiaalmeedia kontot ja trükkisin flaiereid, mida viskasin postkastidesse. Müün mikrolaine ahjus valmistatud eineid. Mõnedele einetele lisan midagi, et need paremini välja näeksid, näiteks juustu. Seni teenin umbes 200 eurot päevas. My guy. Kui see on ka nädalavahetustati, siis see on 6000 eurot kuus. Me nüüd arvestame maha mingisugused kulud, võtame maksimaalselt, võtame niimoodi, et see on palju. See on arvatavasti mingid mõned sotid, ma arvan, aga võtame, et see on isegi 2 tonni. Sa saad 4 tonni lihtsalt kätte sellest, et sa teed mikrolaine ahjus. Süüa. Keegi ei kahtlusta midagi. Peagi tuleb keegi hügieenikontrollile, aga ma saan selle kontrolli läbida probleemideta. Oma köögis töötamine ei ole ebaseaduslik. Oh my god. Kas ma peaksin end halvasti tundma? Low-key? Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Kui ma tellin kuskilt kohast toitu ja ma saan teada, et see on lihtsalt täiesti lampi mikrolaine ahjus tehtud toit kellegi enda koduköögis, siis see on veits wild küll. Aga samas, äkki see toit on lihtsalt nii hea, ma ei tea ju, sest et lihtsuses peitub ka mingisugune võlu. Ma tunnen end üsna uhkena, olles aus ja vaba nagu lind 9-5 elurutiinist. See on väga fair, see on crazy, aga see on väga fair. Wow! Igatahes, kui teile meeldis see video, siis kindlasti smashige like buttonit, andke mulle teada, milline nendest storidest oli kõige crazy'm ja mis teile kõige rohkem meeldis. Samuti jätke ka kommentaar, kas te tahaksite midagi sellist teie anonüümsete ülestunnistustega. Davai, näeme järgmises videos. Ciao!